Näitleja, kes on tuntud oma tugeva kehaehituse ja pööraste action-stseenide poolest menukas Amazon Prime'i saates Reacher, sattus väidetavalt päriselus füüsilisse vastasseisu ühe oma naabriga. Aga selles loos on palju rohkemat kui vaid see üks viraalne video, mida sa ehk näinud oled. Ta tõuseb uuesti rattalt püsti ja siis justkui peksab maas olijat edasi. Selline olukord, mis kindlasti jätab minust halva mulje, aga see on enesekaitse. Seal Holgas, see mis näiliselt juhtus Alan Richsoni vaatenurgast. Ma juba helistasin neile, sest sa sõidad siin ümbruskonnas ringi nagu hullumeelne. Jah, sa võisid sellest loost juba mõningaid osi näha. Meil on palju rohkem. Tere tulemast Sidebari, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Alan Richson võib praegu olla üks kõige muljet avaldavama välimusega näitlejail Hollywoodis. Seda võib üsna kindlalt öelda. Kas sa oled seda meest näinud? 43-aastane tuntud eelkõige kui sarja Reacher peaosaline. Ta on 6 jalga ja 3 tolli pikk, kaalub üle 200 naela, enamik sellest on puhas lihas. Ma pean ütlema, et oli päris šokeeriv näha seda videot, kus ta näiliselt ründab üht oma naabrit Brentwoodis Tennessee osariigis, selles jõukas piirkonnas Nashville'i lähedal. See oli esialgne süüdistus, see oli esialgne arvamus, aga siis selgus, loos on palju rohkemat, eks? Oli palju rohkem videot, mis aitas toimunut paremini selgitada. Sest nüüd on meil avaldatud kehakaamera salvestised ja video Richsoni enda rinnale kinnitatud kaamerast, mis näitab ilmselt, mis võis juhtuda enne ja pärast seda viraalset vastasseisu. Nüüd saate 360-kraadise ülevaate sellest, mis juhtus. Ja me räägime ka sellest, kust kogu see videomaterjal pärineb, aga siin on üks näide. Ta on ilmselgelt valetaja. Ma lõin teda rattaga, kutsusin teda kuradima, see oli provotseeritud, mis iganes. Minu arvates oli tema siin ilmselgelt agressor. Olgu, alustame siis 22. märtsi tunnistaja videoga. Sa tead, millest ma räägin. See levis kiiresti internetis. Kõik rääkisid sellest. Läks viraalseks. Nüüd, YouTube'i reeglite tõttu peame olema selge. Me ei saa teile näidata tunnistaja video esimesi sekundeid, kus Richson väidetavalt lööb meest nimega Ronnie Taylor mitu korda, kui ta on maas. See oli taas süüdistus, väide. Kuid kaamera suumib siis Richsonile, kui ta näib eemale kõndivat, tõstab oma rohelise mootorratta üles, lükkab selle murule ja kukub ümber. Kuigi heli pole, on näha, kuidas Taylor karjub ja vehib kätega, enne kui ta kõnnib suure maja sissesõiduteele ja Richson sõidab minema. Talle järgnevad 2 tema 3 lapsest, kes on oma ratastega. Taylor andis intervjuu TMZ-le pärast seda, kui tema video sellest kokkupõrkest avalikuks tuli. See läks kiiresti levima, näidates tema näol paistetust ja punaseid kriimustusi. Kuid Richson ise vihjas, et loos on enamat. Ta postitas oma Instagrami Napoleoni tsitaadi, öeldes: "Ära kunagi sega oma vaenlast, kui ta teeb viga." Mida me siis tegime? Me küsisime Brentwoodi politseilt rohkem videomaterjali, et näha, mis siin veel juhtus. Mis olid teised vaatenurgad, eks? Ja see ongi see, mis meil olemas on. Seda ma tahan teile praegu lahti seletada. Meil on ka Brentwoodi politsei juhtumi aruanne, mis selgitab, mida mitmed politseinikud selles piirkonnas kohale jõudes kogesid. Nii et te saate natuke rohkem teada selle uurimise erinevatest etappidest. Ja uurimise käigus saime teada, et Richsoni ja Taylori kodud asuvad teineteisest vähem kui miili kauguselt samas piirkonnas. Ja tundub, et Richson oli nädalavahetusel koos oma lastega sõitmas. Üks politseinikest rääkis tunnistajaga, kes ütles, et tema oli roolis. Kui ta, tsiteerin, nägi meest sinises särgis, hiljem tuvastatud kui Ronnie Taylor, lähenemas rattal olnud mehele, hiljem tuvastatud kui Alan Richson, keset tänavat ning nad karjusid teineteise peale. Tunnistaja ütles siis, et nad hakkasid teineteist peksma ja lõpetasid. Siis mootorrattal olnud mees sõitis minema. Juhtumi aruanne jätkub. Mul õnnestus vaadata ka naabri kaamera videosalvestist, kellega seersant Thigpen samuti rääkis. See video näitas, kuidas härra Taylor lähenes tänava keskele, härra Richson kukkus oma mootorrattalt maha, tõusis siis püsti ja lükkas härra Taylori tagasi tema elukoha poole. Seejärel, kui härra Taylor kukub selili, on näha, kuidas härra Richson kõnnib kindlal sammul härra Taylori poole, kuid video ei näita, mis edasi toimub. See on oluline, sest igas enesekaitse analüüsis tuleb küsida, kes oli algne ründaja, eks? Kes alustas füüsilist konflikti? Kes oli esimene ohuallikas? Võib väita, et kui videot vaadata, vähemalt õiguskaitseorganite hinnangul, näib see näitavat, et alustajaks oli Taylor.
Väidetavalt lähed ta tänava keskele, et peatada Ritsonit, kes sõidab mootorrattaga. See on uskumatult ohtlik tegu, eks? Või väidetav tegu. Muide, siin on Tennessee seadus selle kohta. Seal on kirjas, tsiteerin, isik, kes ei tegele tegevusega, mis moodustaks kuriteo või A-klassi väärteo. Muide, ma olen kindel, et kui see kunagi kohtusse jõuaks, siis Taylor väidaks, et tead, vaata, Ritson viutas üles alla, eks? Ja võib-olla rikkus ta seadust. Aga ma arvan, et see oleks natuke kaugele viidud. Igal juhul, isik, kes ei tegele tegevusega, mis moodustaks kuriteo või A-klassi väärteo ja viibib kohas, kus tal on õigus olla. Ma mõtlen, jälle, argument oleks, et Ritson ja tema lapsed lihtsalt sõidavad nii, nagu saavad avalikul tänaval. Neil on selleks õigus. Nii et see inimene, kui ta viibib kohas, kus tal on seaduslik õigus olla, ei rikuda seadust. Tal ei ole kohustust taanduda. Enne kui ähvardada või kasutada jõudu teise isiku vastu, siis ja sellises ulatuses, nagu inimene mõistlikult usub, et jõu kasutamine on kohe vajalik, et kaitsta end teise ebaseadusliku jõu kasutamise või selle katse eest. Sellele lõigule on veel teine säte. Ei ole kohustust taanduda enne, kui ähvardatakse või kasutatakse jõudu, mis on mõeldud või tõenäoliselt põhjustab surma või tõsiseid kehavigastusi. Kui inimesel on põhjendatud alus arvata, et on vahetu oht surmaks, tõsiseks kehavigastuseks või raskeks seksuaalseks väärkohtlemiseks. See viimane osa ei kehti. Oht on reaalne või sellesse usutakse sel hetkel siiralt. Ja uskohu olemasolusse põhineb mõistlikel alustel. Nüüd, mis on sellistes oludes mõistlik, eks? Vaidlus oleks, et Ritson sõidab koos oma lastega. Võõras, see mees astub keset tänavat, peatab mootorratta. See on väga ohtlik. Kas ta kujutab endast ohtu Rissonile ja tema lastele? Ja on väide, et Taylor lükkas Rissonit, et tema alustas seda. Okei, nii et see kõik on teil meeles. Lähme edasi. Ma tahan videole tagasi minna. Nii et siin on, mida Taylor ütles mõnele esimesele sündmuskohal olnud politseinikule. Ja tema kommentaaride põhjal tundub, et ta ei teadnudki, kellega ta tegelikult vastamisi oli. tal oli roheline Kawasaki, lasi pöördeid üles, bla-bla-bla. Ja ma ütlesin talle, kuule mees, aitab küll. Siin on terve päev lapsed ringi jooksmas. Meil ei ole vaja, et sa sõidad siin 60-80 kilomeetrit tunnis ja näitad keskmist sõrme. Ma ütlesin talle, et jah, mis iganes, nii ongi. Nii et ma tõin täna pärastlõunal oma ratta välja, et seda puhastada. Ja siis ta sõidab läbi naabruskonna, mootor täiega pöördes, 2 last kaasas, ma arvan, et elektriratastel, sõidab mäest üles ja tuleb tagasi alla. Ma lähen välja, peatun ja ütlen, kuule mees, sa pead lõpetama. Sellistes naabruskondades ei tohi niimoodi sõita. Nii et ta kiirendab, sest ma üritasin teda peatada. Ta kukub rattalt maha, tõuseb püsti ja hakkab vehkima. Seda on näha. Ta hakkab mulle vehkima. Ta vajab arsti abi. Siis ma olen nagu, ta läheb tagasi oma ratta peale ja ma olen nagu, ta hakkab närvi minema. Ma surun teda tagasi. Ta tõuseb uuesti rattalt maha ja siis peksab mind korralikult läbi. Oh, issand. Ma nägin kõike pealt, ootasin. Ma ei pannud vastu. Aga tema oli nagu, ma lähen. Ma mõtlesin, et ta lihtsalt lõpetas siin rindi sõitmise nagu peab. See laps on täitsa segaduses. Nii et sa näed ise. Jah, ma näen, sellepärast. Mina olen põrandal, sina ootad siin pool. Ma olen siin koos kätte. Ja kõik, mida ma tegin, oli see, et proovisin lihtsalt oma rattaga sõita. Kas sa tahad, et müre võtaksin? Kas sa tead, kes see on? Ma ei tea. Sa vehid millegagi. Vabandust? Kas sa said rohelise numbrimärgi kirja? Ei. See oli roheline Kawasaki, mille peal oli suur musklis tüüp. Jah. Ta oli nagu... Hiiglaslik tüüp. Ja ma lükkasin ta tagasi ning siis ta kukkus, sest ta kaotas tasakaalu. Ma arvan, et see oli lihtsalt tavaline. Tõesti. Jah, sa näed ise. Ma ilmselt lihtsalt sõidan rattaga välja. Vabandust, kas sa tahad, et ma ärkaksin üles? Siis on. Ma tean, et ta ütles, et ta ei taha midagi, aga tal on päris suur marrastus peas ja see paistetus on päris hull. Kui mina oleksin maas... Me läheksime selle läbi. Me sidel. Temple seal on Orange Crossi Motoratas. Ei, see on lihtsalt.
ma lihtsalt, mul on nii kõrini inimestest, kes sõidavad läbi naabruskonna. Ta mull. Tässä onkin niin, mä lihtsalt kuulsin teid. Noh, ma kuulsin, kuidas ta haaras ja läks. Ma sõidan kogu aeg mootorratastega, nii et mulle see tüüp natuke meeldib. Ma olen väga lugupidav. Vabandust, politseinik! Ei! Sa oled tubli. Ma just märkasin selle Muhu suurus su peas. Ma lasen päästjatel ja meedikutel kohale tulla. Sa võid keelduda, ma pigem mängiksin kindla peale. Ma eelistaksin, et sind kontrollitaks. Sest ta lõi paar korda. Ma ei proovinud talle vastu lüüa. Ma tõukasin teda. Ma mõtlesin, et aitab küll, sest ta lõi mind korra. Ma mõtlesin, ja siis kui me kukkusime maha, siis ta veeres minu peale ja hakkas mind peksma. Nende 2 lapse ees, mis minu arvates on häiriv. Ja ma võin öelda, et ma ei teinud seda. Ma tõukasin teda ainult korra. Noh, tundus, et see juhtus pärast seda, kui ta oli sind juba löönud. Jah, ma tõukasin ta eemale, ja siis kui ma ta eemale tõukasin, kukkus tema jalgratas vist ümber. Ma ei ole kindel, kas teil on see kaamerasse jäänud või mitte, aga seal on kaamerad. Seal on kaamerad. Ja siis, kui sa seda tegid, ta lihtsalt hakkas mind peksma. Ja kui ma maha kukkusin, peksis ta mind edasi. Sellepärast ma sinna sattusingi. Ma ei kavatsenud temaga kakelda. Ta on suur tüüp. Ma ei olnud huvitatud. Ta küsis, kas sa oled joonud, kas sa oled alkoholi tarvitanud. Ma ütlesin, et jah, ma jõin täna kodus jalgpalli vaadates. Ja ma toon oma ratta välja. Ja sa näed, et ma tõin ratta välja, et seda puhastada. Tema tunneb nurga tagant, teab küll. See on lihtsalt tarbetu. Ja mine naudi oma ratast. Aga ära sõida ringi tarbetult suure kiirusega. Eriti kui sul on kaasas 2 last ja temal ka 2 last. Nii et 2 lapse ees peksis ta mind sõna otseses mõttes läbi. Ja ma ei hakanud vastu võitlema. Õige. Aga ta andis mulle korralikult peksa. Ja ma tahan kindlasti avalduse teha. Olgu. Hästi. Ma tavaliselt ei teeks seda, aga fakt, et ta tegi seda korra ja siis veel teist korda. Ma lihtsalt ei arva, et see on ebavajalik. Jah, kuidas sul läheb? Mul oli parem päev. Mul on hästi. Ma hakkan sellega tegelema. Mida sa kuulnud oled? Mitte midagi. Ma pole teda veel näinud. Ma tean, et ta on seal üleval, aga see naaber seal üle tee, ta oli just seal aknas. Ta filmis seda. Ma sain just temalt selle kohta e-kirja. Nii et mul on sellest videomaterjal olemas. Ja siis tuli ka siin naaber välja ja neil on uksekella kaamera ning ka maja küljest seal üleval on kaamera, mis võis selle peale jäädustada. Ja loodetavasti saame vähemalt midagi kätte. Kas ta on isa? Oh. Jah. Suur tüüp. Siis saabub sündmuskohale seersant ja saab aru, et tõenäoliselt oli selles kakluses osaline Alan Ritson. Ja seersant saab temaga esimesena telefoni teel ühendust. Kuula nüüd. Tere, kas Alan räägib? Jah, Alan. Tere, Alan. Siin on Samson Townsend Brentwoodi politseiosakonnast. Ma olen sinu majast veidi maad edasi, samal tänaval. Ma sain aru, et teisel pool naabruskonda toimus konflikt. Ma sooviksin, et sa tuleksid välja ja räägiksid minuga. Jah, oli küll. Kas sa saad tulla välja ja sellest minuga rääkida? Jah, praegu olen ainus hooldaja oma lastega. Mul on 3 last sees. Kui te olete viisavalt lähedal, siis ma saan välja tulla. Olgu, jah. Ma kohtun sinuga lihtsalt su esitrepil. Jah, selge. Olgu, täiuslik valida. Terry Allen. Terry, Andrew. Tere, hästi. Kuidas sul läheb? Mul läheb hästi. Ma lihtsalt üritan oma advokaadiga ühendust saada. Sul on nii korras. Ma arvan, et sa mäletad eilset ohvitser Smithi. Oh jah, need 2 päeva on olnud veivad. See on olnud raske. Me tahame lihtsalt rääkida sellest, mis seal juhtus. Olgu, ilmselgelt on mu elus väga palju paalu. Muidugi! Väga avalik, nii et ma lihtsalt arvan, et mu advokaat peaks sellest teadlik olema. Richard üritab oma advokaadiga telefoni teel ühendust saada, aga on pühapäev ja ta ei vasta. Ja kiire märkus siia. Seersant viitab sellele, et tema kolleegi võib-olla tuntakse ära eilse päeva põhjal. Ja Alan Ritson ütleb, et ta mäletab teda, kuid pole rohkem infot selle kohta, millest nad võiksid rääkida. See võib olla ükskõik mis. Tahtsin lihtsalt sellele tähelepanu juhtida. Alguses tundub, et Ritson on küsimustele vastamisel üsna kõhklev. Tegelikult on see kirjas ka juhtumi raportis. Nad märgivad seda. Aga kui seersant mainib tunnistaja videot, ütleb Ritson, et ta salvestas kogu juhtunu ka oma mobiiltelefoniga, mis oli tal rihmaga rinna külge kinnitatud. Jutunust on olemas video, eks?
See ei näita, mis iganes seda alustas, aga see näitab küll, kuidas sa teda päris korralikult peksid. Kas ta lõikas üle juba välja? See oli naabrilt. Ma lihtsalt annan sulle teada, et see on olemas. Kas ta lõikas välja selle osa, kus ta mind rattalt maha lükkas? Nii et see ei ole temalt. See on kolmanda osapoole tunnistajalt. No. Nii et sa oleksid näinud, kuidas ta mind rattalt maha lükkas pärast seda, kui ma proovisin lahkuda. Nii et ma ei süüdista sind milleski. Ma tean, aga ma lihtsalt ütlen. Aga mida sa siis nägid? Sest kui sa seda osa ei näinud, siis ülejäänu ei ole loogiline. Nii et kõik, mida ma näen, on see, kuidas sa teda murul peksad. Eks, sa jätsid ülejäänu vahele. Sellepärast ma siin olen, sest see ei paista sinu jaoks hea välja ja ma tahan välja selgitada, mis juhtus. Vaatame seda lihtsalt koos. Sa pead tegema ka toksikoloogilise analüüsi, ta lõhnab alkoholi järele. See ongi see. Kas see on sinu veri? Kas sa vajad arstiabi või midagi sellist? See on su külanukil. Jah. Ma kukkusin päris kõvasti. Sa võid siia istuda. Vaatame siis, mida ta politseile väidetavalt näitas. Kas sa kuuled mind, mees? Sa pead tegema, mida vaja, mees. Kas sa teed nalja või? Teed nalja, vend? Mille eest? Mille eest? Mille eest? Seisa jälle ratta ees, mees. Aga mees, mis siis? Sa ohustad minu turvalisust, vend. Teed nalja või? Ma peaksin su pikali lööma. Anna minna. Keegi ei sekku. Anna minna. Ma olen juba PPP-le helistanud. Ma helistasin neile juba, sest sa sõidad siin ümbruskonnas nagu hullumeelne. Vaata neid lapsi, kes siin ringi sõidavad. Anna minna. Kõik on kaamerasse salvestatud. Anna minna. Kas sa oled praegu purjus, vend? Anna minna. Kas sa jood? Anna minna. Kutsu politsei. Oled peas segi. Mees, kutsu politsei. Sa lööks su pikali, vend. Anna minna. Ära jää kõrvale. Anna minna. Ma kutsusin politsei. Uskumatu mees. Ma kutsusin politsei. Nad ütlesid mulle, miks sa sõidad nagu hull? Ma oleksin pidanud solla ajama. Mees, sa tegid. Sa tegid. Ma võtsen minu maja, mu ratta võtmine, sa sõidad ringi nagu hullumeelne. Helista politseisse. Anna minna, lahku. Sõida naabruskonnas ringi, sest sa sõidad ringi nagu hull ja sa tahad, ma esitan sinu vastu rünnaku süüdistuse. Ma esitan sinu vastu rünnaku süüdistuse. Kas sa oled üks lastest? Sa ei ole. Olgu, lase käia. Piska mind maha. Sa ei ole. Sa oled. Mine. Edasi. Lase käia, lase käia. Oled hulluks läinud. Püsi maas. Olgu, ma jään maas. Püsi paigal. Jätka. Jeesus Kristus. Ma ei jõua ära oodata. Ma olen kaavi. Lähme. Me oleme lõpetanud. Sa said idioodi kätte. Oi tõi! Kõik on kaameras. Sa ründad mind. Kõik on kaameras. Selle kohta koostatakse ilmselgelt raport. Sa võid oma advokaadile helistada, kui soovid. Ma annan sulle juhtumi numbri, et sul see oleks. 250. 250. Kas saad juhtumi numbri välja võtta? Või Polari peal pole vähemalt ühtegi? Ma tahaksin rääkida stipendiumi aruandega. Oota ka seal. Need on korterid. Tema purjusolekul poleks sellega mingit pistmist. Temple, me ei tee toksikoloogilisi analüüse avalike vihjete põhjal, eks? Teda hinnatakse praegu meditsiiniliselt, sest tal on vigastused. Kõik see dokumenteeritakse. Kas väärtegu toimus või mitte, see juhtus väljaspool minu juuresolekut. Mõlemad osapooled on lahutatud. Nii et me lihtsalt dokumenteerime selle, koostame raporti ja laseme uurimisel jätkuda. Ma arvan, et see ongi see. Nii et sellises olukorras nagu varem. Temple.
selline olukord, mis kindlasti jätab minust halva mulje, aga see oli enesekaitse. Ja tema hakkab igasugu asju väitma, ta on ilmselgelt valetaja, ta ütles, et ma lõin teda rattaga, nimetas mind mingiks õhutajaks või mis iganes. Kes on siin ilmselgelt agressor minu arvates? Kas ma siis lihtsalt istun ja ootan või kas ma peaksin koos oma advokaadiga midagi esitama või mis juhtus? Mida ma peaksin tegema, et end kaitsta? Nii et ma mõtlen, ta on ju ilmselgelt ründaja. sul on see video kohe olemas, nii et lihtsalt esita see meile. Me lisame selle tõendite registrisse koos muu kogu ülejäänud tunnistajate infoga. Ja keegi vaatab kõik üle, mis neil on ja paneb selle kirja. Jah, see läheb meie uurijate juurde, jah. Nemad näevad seda kõike. Jah, ja nemad teevad oma otsused. See ongi meie töö. Me tuleme siia, võtame avalduse vastu. Ja jällegi praegu ei pea kedagi arreteerima, isegi kui keegi peaks arreteeritama, sest te olete kõik eraldatud. Nii et ma pean koguma kõik tõendid kõigilt, võtma kõikide tunnistajate ütlused ja muu sellise koos oma kolleegidega. Seda me praegu teemegi. Sellepärast ma tahtsingi sinuga rääkida. Sest sul on oma versioon loost, eks? Jah, on küll. Kuigi tema oli see, kes politseisse helistas, tundub mulle. Et tema oli agressor, see ei olnud enesekaitse. Ta pani käed mulle külge ja lükkas mind rattalt maha. Ma pidin veenduma, et mina ja mu lapsed oleksime turvalised. Ma arvan, et tema peaks praegu kartma arreteerimist. Aga kuidas ma saan selle siia kaasata? Või kas nad otsustavad selle põhjal, et tegelikult peaks tema arreteeritud olema? Me lähtume kogu olemasolevast tõenditest. Seda võetakse arvesse. Loomulikult ka teine video, mis kinnitab seda, mida näha on, ning tunnistajate ütlused inimestelt, kes pealt nägid. Ja seda me arvesse võtamegi, eks. Ja siis tema vigastused loomulikult. Ja su küünarnukil on natuke verd, kas sul on lõikeid või midagi sellist? Jah, ma kukkusin ikka päris kõvasti. Ma vigastasin oma pöidlaid päris korralikult. Okei, hästi. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma lähen toon oma kaamera ja teen sellest pilti? Okei, nüüd on sul see video olemas, aga samuti dokumenteerib seersant Richoni nähtavad vigastused. Tsitaat. Marrastus tema paremal küünarnukil, mis veritses läbi särgi. Ja näitleja väitis, et tal on 2 kõvasti põrutada saanud tõialt. Ta ütles siiski, et ei vaja arstiabi. Ta mainis ka, et tema rattal on mingid kahjustused, kuid ta ei soovinud neid tol hetkel dokumenteerida. Ainus inimene, kes siin kedagi ohtu seadis, oli see tüüp. Ainus agressor oli see tüüp. See muutus ohtlikuks alles siis, kui ta hakkas agressiivseks muutuma, hüppas ratast ette ja lükkas inimesi ratastelt maha. Miks? Ma tunnen end praegu temaga selles naabruskonnas ebaturvaliselt. Ma tunnen end ebaturvaliselt, kui mu lapsed naabruskonnas õue lähevad. Miks teda ei arreteerita? Nagu ma ütlesin, kehtib sama reegel nii sinu kui tema kohta. See on väärtegu, mis toimus väljaspool meie juuresolekut. Te olete lahus, nii et me teeme kogu uurimise, kogume kõik tõendid ja siis vaadatakse see üle. See on täiesti okei. Ma lähen lihtsalt nüüd üles laadima, kui te lihtsalt temaga siin ootate. Mis saab edasi? Juhtumit vaatas tõepoolest üle uurimismeeskond. Ja vastavalt juhtumi raportile võttis leitnant 2 päeva hiljem ühendust Alan Richoni ja Ronnie Tayloriga. Tsitaat. 24. märtsil 2026 intervjueeris leitnant Breedlove Richonit ja pildistas tema mootorrattal läiksemaid kahjustusi. Richoni meenutus 22. märtsi juhtumist oli kooskõlas tema algse kirjaliku ütluse ja isikliku kehakaamera videoga. Richon kinnitas, et tegutses enesekaitseks ning ütles, et ei soovi Taylori vastu süüdistust esitada mootorrattaõnnetuse põhjustamise, enda vigastuste ega mootorratta kahjustamise eest. 24. märtsil 2026 konsulteeris leitnant Breedlove abiprokurör Sean Duddy ja abiprokurör Lindsay Morelandiga. Mõlemad nõustusid, et Richon tegutses enesekaitseks ning Taylorit võib pidada kriminaalkorras vastutavaks Richoni õnnetuse põhjustamise eest. Pärast vestlus prokuratuuriga rääkis leitnant Breedlove uuesti Richoniga. Richon kordas, et ta ei soovi üheski kriminaalmenetluses kannatanu ega tunnistajana osaleda. Leitnant Breedlove ütles Richonile, et uurimine lõpetatakse ilma süüdistust esitamata. 24. märtsil 2026 rääkis leitnant Breedlove Tayloriga juhtunust. Taylor avaldas kahetsust ja tunnistas, et tegi 22. märtsil vigu. Ta ütles, et soovib meediakajastuse lõppu, et saaks naasta oma eraellu. Leitnant Breedlove ütles Taylorile, et uurimine lõpetatakse süüdistust esitamata, tuginedes raportitele, kirjalikele ütlustele, tunnistajate videotele, kuriteopaiga vigastuste fotodele ja asjaolude kogumile tervikuna. See uurimine lõpetatakse erandkorras, kuna Richon keendus kriminaalmenetluses osalemast. Olgu, see ei ole üllatav. Olgu, suur näitleja tahab näiliselt selle selja taha jätta. Video, mis välja tuli, näitab justkui tema vaatenurka.
mida ta siin veel tegema peaks, eks? PR-i seisukohast võite tunda, et välja tulevad videod toetavad tema väidet. Ta ei pea seda kohtusse viima. Ta ei vaja, et selle suhtes algatataks kriminaalmenetlus. Ja nagu näha, on mitu elementi, mis toetavad tema enesekaitse väidet. Tema enesekaitse väidet. Ning et ta ei olnud algne ründaja, kuna Taylorit süüdistati tema ette hüppamises. Ja Taylor justkui tunnistab, et ta tegi vigu. Ja Alan Ritchson ilmselt ei tahtnud, et see asi kohtusse läheks, et see suuremat tähelepanu saaks, avalikuks tuleks ja et tema tegusid ristküsitaks. Ja kui sul ei ole koostöövalmis võtmetunnistajat, koostöövalmis oletatavat ohvrit, siis on prokuröridel raske. Nad tegelikult ei taha edasi minna. Ja et seda võib lugeda väga kahetsusväärseks juhtumiks. Õnneks tundub, et kõik saavad sellest edasi liikuda ja on enam-vähem korras. Ma ei usu, lähtudes sellest, mida me just kuulsime õiguskaitseorganitelt ja praegusest olukorrast, et Ronnie Taylor kavatseb esitada mingit hagi Alan Ritchsoni vastu. See tundub ebatõenäoline. Ja ma lihtsalt ütlen isikliku märkuse korras, et see on lihtsalt kurb, et see juhtus. Mul on kahju, et see juhtus laste silme all. Aga võimud ütlevad, et Ritchson käitus õigesti. Ja ma ütlen teile, seaduse seisukohalt, kas see ei näita, kui oluline on igas uurimises kogu videosalvestis olemas olla? Et jõuda selgusele selles, mis näiliselt juhtus, eriti enesekaitsejuhtumites, kus aeg on oluline, kus detailid on olulised, sest kui video poleks ja oleks ainult Taylori sõna Alan Ritchsoni vastu, võiks asi minna keeruliseks. See võiks olla hoopis teistsugune juhtum. Pärast seda kõike ja pärast seda vahejuhtumit postitas Alan Ritchson Instagrami video, et tähistada Reacheri viimase hooaja võtteperioodi lõppu, öeldes: hea meel olla pärast nii pöörast nädalat taas stuudios. Minu töö Reacheri 4. hooaja järeltootmisega on nüüd tehtud. See on kahtlemata seni kõige kaasahaaravam hooaeg. Ma arvan, et me leidsime oma õige rütmi ja andsime endast kõik. Nii see ongi. Kõik. Ja see ongi kõik, mis meil praegu Sidebaaris teile pakkuda on. Suur tänu kõigile, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes tema podcasti kuulate. Meid saab vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite meid jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord, kõik!